Meil on käsil tõeline pommuudis uue kohtuasja näol. Räppar Gucci Mane'i väidetav röövimine ja inimrööv. See juhtum peaks olema hoiatuseks kõigile, kes arvavad, et vägivalla ja hirmutamistaktikate kasutamine meie kogukonnas teiste röövimiseks on vastuvõetav viis äri ajada. Ma olen siin, et öelda, et see ei ole nii ja kui te otsustate nii käituda, viime teid kiiresti kohtu ette. Oodake, kuni kuulete mitte ainult süüdistusi, vaid ka tõendeid, jälgimismaterjale, Instagrami kontosid, sõrmejälgi. See on pehmelt öeldes midagi erakordset. Meil on kriminaalkaebus, mis toob kõik üksikasjad välja ja me hakkame seda teile kohe lahti seletama. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Okei, ma pean seda jagama. Mul on tõesti põnevaid uudiseid, eks? Me oleme siin Law and Crime'is veetnud koos nii palju aega, arutledes iga pöörase hilisõhtuse juhtumi üle, et tahtsime leida viisi, kuidas teid veelgi rohkem sündmustele lähemale tuua. Sellepärast käivitamegi lõpuks Law and Crime Plusi. See on teie uus koht, kus on tuhandeid tunde reklaamivabu episoode ja eksklusiivseid juhtumifaile, kus saate ise tõenditesse süveneda. Me tõesti lõime selle nende inimeste kogukonnale, kes istuvad hilja üleval ja analüüsivad iga detaili oodates kohtuotsust. See on sama palju teie koht kui meie oma. Laadige rakendus alla, tutvuge võimalustega ja andke meile teada, mida arvate. Võite juba täna minna longcrimeplus.com lehele ja haarata meie piiratud ajaga pakkumise vaid 3,99 eurot kuus või 40,99 eurot aastas. Kuidas te üldse sellisest pealkirjast aru saate? Räppar Gucci Mane langes väidetavalt teiste räpparite röövi ja inimröövi ohvriks. Nagu Justiitsministeerium oma pressiteates ütleb, tsiteerin, sel nädalal 9 inimest, sealhulgas tuntud muusikuid, esitati föderaalsüüdistus mitme ohvri relva ähvardusel röövimises ja inimröövis muusikastuudios Dallases, Texases, teatas Ameerika Ühendriikide Põhja-Texase ringkonna prokurör Ryan Raybould. 8-9 arreteeriti Dallases, Texases ja Memphises, Tennessee osariigis. Süüdistatavate hulka kuulub Lantrell Williams Jr., Ekpa Shiesty, Lantrell Williams Sr., Rodney Wright Jr., EHK Big 30, Kadarius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. Tegelikult muide, eile toimus pressikonverents ja ma tahan, et sa kuulaksid seda hetke, kus nad räägivad sellest ühest inimesest, kes selles puudus, eks. Nii et on inimesi, kellele on süüdistus esitatud, aga mitte kõiki pole arreteeritud. See on siis Põhja-Texase ringkonna Ameerika Ühendriikide prokurör Ryan Raybould. Üks isikutest, kellele on süüdistus esitatud, ei ole veel esimest korda kohtu ette ilmunud, kuid agendid töötavad aktiivselt selle nimel, et ta üles leida ja kohtusse tuua. Tahtsin tegelikult seda teema peatuda, Erik Ushman, KRLD-s. Kuna on üks inimene, keda te veel üritate kätte saada, siis ma eeldan, see puudutab ülejäänuid tema esialgse kohtuistungi tõttu. Te ütlesite, et lähete selle asjaga avalikkuse ette. Kas te kardate, et see võib kuidagi takistada selle isiku tabamist? Ametnikud töötavad selle nimel, et ta üles leida. Kaebus on juba avalikustatud ja mitmed neist süüdistatavatest on juba avalikul kohtuistungil osalenud. Neil on olnud esialgne kohtuistung. Nii et juba on avalik teada, et sellele isikule on esitatud süüdistus. See teave on avalikus registris olemas. Aga ma usaldan, et ametnikud suudavad selle isiku tuvastada, ta üles leida ja kohtu ette tuua. Loomulikult võib see inimene ka end kohe üles anda. Ja mul on 32 leheküljeline kriminaalkaebus, mis esitati Ameerika Ühendriikide Põhja-Texase ringkonnakohtusse ning ma selgitan selle teile võimalikult lihtsalt lahti. Ma tahan, et te teaksite süüdistusi, võimalikke tõendeid, osapooli, eks, see annab teile aimu, millest see juhtum räägib. Ja ma ütlen seda enne, kui ma üldse asja juurde asun. Te saate aru pärast seda, kui ma selle läbi käin, miks need isikud selle väidetava tõendusmaterjali valguses arreteeriti, aga kõik nad on süütud, kuni nende süü pole tõestatud. Ma pean seda ütlema, sest te kuulate seda ja võite mõelda, wow, tõendid nende vastu on ilmselt väga halvad. Aga seni pole midagi tõestatud. Olgu, selle märkusega lähme edasi. See on vande alla antud avaldus. See on FBI eriagendi vande alla antud ütlus, mis toetab kriminaalkaebust. Ja see on avaldus selle kohta, et on piisav alus arvata, et kuriteod on toime pandud. Olgu. See algab väitega, et 10. jaanuaril 2026 olid ohvrid, keda muide tuvastatakse ainult initsiaalide järgi ja nende hulgas on RD, kelle puhul peame eeldama, et see on Gucci Mane, sest tema päris nimi on Roderick Davis. Nad ütlevad, et neid rööviti ja viidi relva ähvardusel kaasa muusikastuudios Dallases, Texases.
Nüüd oli ilmselt planeeritud kohtumine RD ja kahtlusaluse Lantrell Williams Jr. vahel ja ilmselt on see hip-hop artist tuntud kui Pooh Shiesty ning väidetavalt oli ta RD plaadifirma 1017 Recordsi artist. See kohtumine olevat olnud seotud lepinguvaidlusega, see on taas prokuröride sõnul ja tundub, et Williams Jr. soovis lahkuda. Vandetunnistus väidab, et kui RD ja teised väidetavad ohvrid selles juhtumis ning teised sisenevad sellesse kontorihoonesse, saavad nad aru, et see on suletud. Nii et Williams Sr., see on ilmselt Williams Jr. isa, üritas tol päeval broneerida salvestusstuudiot oma pojale ja RD-le muusika salvestamiseks. Williams Sr. rääkis ilmselt selle tuvastamata isikuga, keda tuntakse lihtsalt kui JN, kes on selles asjas veel üks osaline ja kellele kuulub stuudio. See asub selles kontorihoones. Nüüd on teil selge, millisest kohast me räägime. Vande all antud tunnistus sisaldab väidetavaid kaadreid turvakaamera salvestistest, mis väidetavalt näitavad Williams Seniorit hoone ees kellegagi telefonis rääkimas. Ma annan teile siin väikese eelvaate. Selles kriminaalkaebuses on palju kaadreid, väga palju kaadreid. Muide, see aitab üksikasju kinnitada, see aitab kinnitada ka ajajoont. See aitab kinnitada kirjeldatud sündmusi, kui sul on väidetavalt ajatempliga kaadrid sellest turvakaamera videost. Nüüd, väidetavalt saabub assistent sel päeval kell 15:39, et tootmisega aidata. Ja vandetunnistus väidab, et see isa ja poja duo Williamsid vaidleb kellegagi telefonis. Okei, nad vaidlevad. Ja ma loen teile sellest sõna-sõnalt ette. Tsitaat. Umbes kell 15:43. Williams Jr. ja Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover ja McDaniel sisenesi büroohoone idaküljelt. Kahtlusalused liiguvad läbi büroohoone foajee enne stuudiosse sisenemist. Üks indiviid rastapatsidega, hiljem tuvastatud kui Gibson, on videos nähtav büroohohest väljumas ja naaseb peagi kott üle õla. Jällegi, selles kaebuses on lisatud näilised valvekaamera kaadrideks. Nüüd väidab vandekiri, et nad lähevad sellesse stuudiosse, kus ohvrid olid, väidetavad ohvrid olid, ja muide, seal on kaadrid stuudio foajeest, juhtimistoast, salvestustoast. Ja ühel hetkel väidetakse, et Williams Jr., kes oli, muide see detail üllatas mind, kandis väidetavalt jalavõru, eks, läheb rääkima RD-ga eraviisiliselt lepingu kohta. Ma räägin jalavõrust kohe lähemalt. Aga väidetavalt tekib vaidlus ja see lõpeb sellega, et Williams Juniorit süüdistatakse selles, et ta võttis välja musta AK-laadse püstoli ja suunas selle RD peale, nõudes väidetavalt, et ta allkirjastaks lepingu lõpetamise dokumendid. Nüüd väidetavalt RD allus, kirjutas alla. Jällegi, me eeldame, et see on Gucci Mane. Ja väidetakse, et RD, ilmselt Gucci Mane, ei lubatud lahkuda, kuna teda hoiti relva ähvardusel. On väiteid, et Wright olevat salvestanud, kuidas RD allkirjastas paberid ja teda sunniti ütlema, et ta vabastab Williams Juniori lepingust. Ja siis väidetavalt võttis Williams Jr. RD abielusõrmuse, kella, kõrvarõngad ja sularaha. Ma tõesti imestan, kas neil on see video olemas. Okei, ma tõesti imestan, kas neil on see. Aga ma loen teile kaebusest jälle sõnalt. Waters, Rogers, Johnson, Glover, McDaniel ja Gibson võtsid välja püstolid või arak-tüüpi relvad ja hakkasid BP-lt ja MM-ilt vara nõudma. BP lükati juhtimistoas diivanile, samal ajal kui isik, keda BP tunneb nime all CMO Dan Fu ja kes kuulus Williams Juniori seltskonda, otsis tema taskud läbi ja varastas tema rahakoti. BP käelast varastati kett ja kaelakee. McDaniel ähvardas BP tunnistada, kui ta liigub, kuid Williams Jr. käskis McDanielil seda mitte teha. MM-i kägistati inimröövi ja röövi ajal tagantpoolt nii tugevalt, et ta oli peaaegu teadvuse kaotamas, mille tagajärjel tekkisid kriimustused tema kaelale ja randmele. Nüüd on kaebusesse lisatud fotod, mis näitavad lõikeid või marrastusi MM-i kaelal ja randmel. Ja väidetakse, et tema rahakott, kellad, Louis Vuittoni kott ja kõrvaklapid varastati. Ja kui sa mõtled turvalisuse peale, eks, kas tal ei olnud turvamehi kaasas? Noh, väidetakse, et ohvri turvameeskond sai aru, et neid oli vähem ja neil oli vähem relvi. Edasi öeldakse, tsiteerin, RD lükati juhtimistoas diivanile. Jällegi, me räägime ilmselt Gucci Mane'ist, mis pani ohvrid uskuma, et neid kavatsetakse hukata.
Williams Jr. asetas tulirelva toru BP pea taha ja käskis tal ning RD-l lahkuda stuudio juhtimistoast läbi büroohoone läänepoolsest sissepääsust. Seejärel käskis RD CVL ja TD-l neid nende sõidukini saata. Kui ohvrid lahkusid, pöördus MM Williams Jr. poole ja küsis temalt, kas nad tõesti võtavad tema kellad ära. Hiljem taastatud valvekaamera salvestiste põhjal lahkusid sihtmärgiks olnud kahtlusalused stuudiost ja büroohoonest ida sissepääsu kaudu umbes kell 4:48 pärastlõunal. Ja tal sealt edasi esitab vande alla antud avaldus väidetavate kahtlusaluste fotod, kus nad väidetavalt hoonest lahkuvad ning samuti autod, mis usuti olevat nendega seotud ja liikuvad põhja suunas. Kuidas nad siis väidetavad kahtlusalused leidsid? See on tõesti huvitav. Alustame sõiduki tuvastamisest. Vande all antud avalduses väidetakse, et Wrighti isa omab 2020 aasta Dodge Charger Hellcati Tennessee numbrimärkidega. Võimud kasutasid ilmselt numbrimärgilugejaid, et jälgida Chargerit, mis sõitis teise auto Dodge Rami järel. Räägime 10. jaanuari kella 14:18. Ja nad väidavad, et see Dodge Ram näeb välja nagu see, mis oli hiljem samal pärastlõunal kuriteopaiga lähedal valvekaamera salvestisel. Nad kasutasid ilmselt numbrimärgilugejaid ka selleks, et siduda Chargeri liikumine väga lähedal valgele Buick Enclave'ile. Ja kasutades rendi andmeid, tuvastasid nad, et Enclave'i rentis Williams Sr. Lähme elektroonilise asukoha jälgimise juurde. Kas mäletad, kui ma rääkisin Williams Jr. jalavõrude jälgimisseadmest? Noh, ilmselt kandis ta karistust föderaalse narkootikumide ja relvade süüdistuste eest. Koduvangistuses pidi ta kandma elektroonilist jälgimisseadet. Nii saavad nad kasutada selle seadme asukoha andmeid, et näiliselt jälgida tema liikumist kuriteopaiga läheduses. Ja siis väidab vandetunnistus, et Williams Sr. ja Williams Jr. käisid samal päeval varem Staplesi poes. Miks? Väidetavalt käidi seal selleks, et printida välja lepingulise vabastuse dokumendid, mis olid taas kogu selle väidetava vaidluse ja juhtumi võtmeosaks. Nüüd ütleb föderaalvõimud, et valvekaamera salvestised ja GPS andmed kinnitavad nende kohalolekut. Mobiiltelefonide andmed. Tead, need on alati kriminaaluurimises võtmetähtsusega, eks. Ma loen sulle sõna-sõnalt ette, mis seal kirjas on. Jälgi nüüd, see on oluline osa. Uriad hankisid Williams Jr., Williams Sr., Wrighti, Johnsoni, Watersi, Rogersi ja Gibsoni mobiiltelefonide andmed ning telemaatika asukoha andmed ja kirjed Dodge Charger Hellcati ja Dodge Rami kohta. Andmed näitavad, et Wright, Johnson, Waters, Rogers ja Gibson reisisid koos Memphis linnast Tennessee osariigis Dallasesse Texas osariigis ning kasutasid Dodge Charger Hellcati ja Dodge Rami. Nad lahkusid Memphise linnast 8. jaanuaril 2026 ja saabusid Dallasesse 9. jaanuari 2026 varahommikul. Gloveri elektroonilise jälgimisseadme andmed ühtivad nende mobiiltelefonide andmetega. 10. jaanuaril 2026 alates umbes kell 14:28. Kuni umbes kell 14:46 Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Dodge Charger Hellcat ja Dodge Ram viibisid Windrose Toweri piirkonnas, kus Williams Jr. elas enne kolimist. Nad kõik liikusid koos kuriteopaiga piirkonda, jõudes kohale umbes kell 15:00. Williams Jr. elektroonilise jälgimisseadme andmed ja Buick Enclave'i asukohateave ühtivad mobiiltelefonide andmetega. Williams Jr., Williams Sr., Wright, Waters, Rogers, Gibson, Dodge Charger Hellcat ja Dodge Ram lahkusid koos kuriteopaiga piirkonnast, lahkudes umbes kell 16:50. Frisco, Texase. The Starri piirkonda saabudes umbes kell 17:07. Vaata, kui täpne see on. Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers ja Gibson kasutasid tugijaamu, mille leviala hõlmab The Starri kuni umbes kell 21:30. Williams Jr. elektroonilise jälgimisseadme andmed ja Buick Enclave'i asukohateave langesid kokku mobiiltelefonide andmetega. Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Dodge Charger Hellcat and Dodge Ram. Ma pean seda kordama, sest ma arvan, et on oluline, et te tuvastaksite siin erinevad osapooled ja erinevad asukohaallikad. Reisisid koos Friscos asuva The Starri piirkonnast Comfort Inni piirkonda, kuhu nad jäid ööseks. Williams Jr. ja Williams Sr. jäid ööseks The Starri piirkonda.
Järgneb. Mobiiltelefonide andmed näitavad, et 13. jaanuaril 2026 reisisid Wright, Johnson ja Waters koos Dodge Ramiga Texase Dallasest Tennessee Memphisesse. Nii et kui need süüdistused on tõesed, näete te esmakordselt ja üksikasjalikult, kui raske on 2026 aastal linnakeskkonnas kuritegu toime panna ja mitte jälitatav olla. See on digitaalne maailm, digitaalne kriminaalmenetlus ja kaitseadvokaatidel võib olla väga raske vaielda selle andmestiku usaldusväärsuse vastu, eriti kui kombineeritakse erinevaid andmeallikaid, mobiiltelefon, videovalve, GPS jälgimine, eks? Aga te kuulsite Comfort Innist, muide, vandetunnistuse kohaselt. Comfort Inni andmed kinnitavad või väidetavalt kinnitavad, et Gibson maksis hotelli eest 4 toa eest. Nii et nüüd on teil finantsandmed, dokumentatsioon. Uurijad vaatasid üle Comfort Inni turvakaamerate salvestised ja nägid Wrighti, Johnsonit, Watersit, Rogersit, Gibsonit, Gloverit, McDanielit Comfort Innis sees. Kõik olid riietatud. Sarnased riided, nagu kandsid ka röövi ja inimröövi kahtlusalused. Ja vandetunnistuses on sõna-sõnalt kõrvuti võrdlused väidetavate osaliste kohta. Mida nad näisid kandvat kuriteopaigas, võrreldes sellega, mida nad näisid kandvat Comfort Innis. Jällegi, kõik on vaid süüdistused, aga sa näed, miks see kõik kuhjub. Nüüd on seal ka osa sellest, kuidas uurijad leidsid Gibsoni ja Rogersi sõrmejäljed või täpsemalt latentjäljed nendele punastele soolotopsidele, mis olid väidetavalt kuriteopaigale jäetud. Liigume edasi sotsiaalmeediasse. See on juba järgmine tase, eks? Nii et uurijad võrdlesid väidetavalt ohvrite kirjeldusi Williams Jr.ist, kuidas nad teda kirjeldasid Instagrami kontoga nimega Pushisti. Ja uurijad ütlevad, et see näitab vastavust. Ja nad teevad seda lõpuks ka Williams Seniori, Wrighti ja Watersi puhul ning väidetavalt on neist isegi ühiseid fotosid internetis ning nad sobitavad ka osariigi isikutunnistusi nende kontodega. Ja ma pean siin Rogersile tähelepanu pöörama. Tsitaat. Kuriteopaiga valvekaamera salvestisel on näha isikut, keda arvatakse olevat Rogers, väljumas hoonest, käes kott, mis näib olevat see Louis Vuittoni kott, mis MM-ilt väidetavalt varastati. 15. jaanuaril 2026. Nii et vaid mõned päevad hiljem postitas Rogers videokontole @danfool375, kus ta kannab Rolex GMT Master 2 kella Oyster Steel rihmaga. See näeb visuaalselt välja sarnane kellaga, mis varastati MM-elt, kes andis uurijatele fotod, kviitungi ja varastatud kella seerianumbri. Täiendavad postitused kontol damfool375 näitavad, kuidas Rogers kannab kingi, mis on sarnased nendele, mida ta kandis kuriteo toimepanemise ajal. Ja nad lisavad väidetavalt ka fotosid, mis seda näitavad. Siin on näide Gloveri Instagramist, 11. jaanuar 2026. Lugu, kus on näha suur rahasumma, Rolexi kell, mis on visuaalselt sarnane MM-ilt varastatuga ning asukohasilt Dallas, Texas. 17. jaanuar 2026. Lugu, kus Gloveril on käes Rolexi kell, mis näib olevat identne MM-ilt varastatuga ning ta ütleb, et sai uue rope, mida arvatakse olevat slängkellade või kaelakeede kohta. 19. jaanuar 2026. Videod, kus Glover kannab kaelakeed 1017 ripatsiga, mis näib olevat identne PP-lt varastatuga. Nii et süüdistus on selles, et sa mitte ainult ei varastanud seda kõike, vaid ka uhkustasid sellega. Kaitseadvokaadid ütleksid nüüd, et see pole sama kaelakee, see kuulub neile. Need on siiski üsna haruldased esemed, eriti kui räägime sellest Rolexi kellast. Ja ma olen kindel, et neil võiks olla vaidlus selle üle, kas need esemed tegelikult varastati või mitte. Aga jällegi, ajastus, asjaolud, nende esemete võimalik haruldus, see on miski, mida tasub meeles pidada. Süütu, kuni süü on tõestatud, see on probleemne. Nüüd, veel üks asi, mida pean mainima ja mida võidakse hiljem tõendina kasutada. Nii et kui sa ilmselt lähed nende tüüpide Instagrami lehtedele, siis nii palju kui mina nägin, on need üsna puhtaks tehtud. Neil võib olla paar postitust veel üleval, aga tundub, et see ongi kõik. Tead, Shaisti kontol on ikka veel palju asju alles, nii et on raske öelda, kas sealt on midagi kadunud. Aga kui prokurörid suudavad tõestada, et nad kustutasid asju selleks, et võimalikke tõendeid hävitada või võimude eest varjata, siis see oleks huvitav.
Võin eksida, võib-olla kustutati see pärast nende arreteerimist mingil põhjusel või pärast süüdistuste esitamist. Ma tegelikult ei tea, aga see on miski, mida olen märganud. Ja siis selles dokumentatsioonis teevad nad midagi, mida ma arvan, et on tõesti huvitav. Ja ma ütleksin, et see on isegi mõneti värskendav, sest selles kriminaalkaebuses, vähemalt minu analüüsi seisukohalt, on nad tõendid iga süüdistatava kohta väga selgelt välja toonud. Näiteks Lantrell Williams Jr. kohta ütlevad pealtnägijate ütlused, et Williams Jr. tõi RD salvestusstuudiosse ja nõudis, et RD allkirjastaks vabastamislepingu relva ähvardusel, enne kui ta võttis RD-lt abielusõrmuse, kella, kõrvarõngad ja sularaha. Pealtnägijate ütlused kinnitavad ka, et Williams Jr. viibis ruumis, kui MM-i ja BP suhtes pandi toime täiendav inimrööv ja röövid. Mobiiltelefonide andmed, elektrooniline asukoha jälgimine ja valvekaamerate salvestised kinnitavad, et Williams Jr. viibis kuriteopaigas. Elektroonilise asukoha jälgimise andmed näitavad samuti, et Williams Jr. oli koos oma isaga Staplesi poes, kus arvatavasti prinditi lõpetamisleping enne kuriteopaika jõudmist. Ja nad teevad seda iga süüdistatava puhul uuesti. Seejärel jätkatakse, öeldes, et ülaltoodud faktide põhjal on põhjendatud alus arvata, et 10. jaanuaril 2026 Texase Põhjadistrikti Dallase osakonnas DeMarcus Glover, Demarion Gibson, Gorday Johnson, Darian McDaniel, Terrence Rogers, Kadarius Waters, Lantrell Williams Jr., Lantrell Williams Sr. ja Rodney Wright Jr. sõlmisid vandenõu ning panid toime inimröövi, rikkudes USC 18. jaotise paragrahvi 1201 punktide A ja C. Muide, kui te kuulete, et nad on koos samas ruumis samal ajal, kui toimuvad teised röövid, siis see ongi kokkulepe, eks? Vandenõu on kokkulepe kuriteo toimepanemiseks. Ja millised olid konkreetsed sammud selle kokkuleppe elluviimiseks? Ja minu arusaamise järgi, kui nad mõistetakse süüdi, ähvardab iga süüdistatavat kuni eluaegne vanglakaristus. See on taas Justiitsministeeriumi andmetel. Ma mainisin seda varem ja mainin uuesti. Toimus pressikonverents, mis peeti eile. Ma tahan teile veel mõningaid helikatkeid sellest mängida, eks. See aitab mõningaid üksikasju täpsustada. Ja taas, see on Ameerika Ühendriikide prokurör, kellelt küsiti ohvrite kohta. Ja ma arvan, et see, mida ta ütleb, on huvitav. See juhtum rõhutab tõesti, kui oluline on seista kuriteo ohvrite eest, olenemata sellest, kes nad on või kust nad tulevad. Ja need uskumatud koostööpõhised uurimispartnerlused, mis meil on, mitte ainult Texase Põhjadistriktis, vaid üle kogu riigi. Ja me kõik töötame koos selle nimel, et muuta meie riik turvalisemaks. Mis puudutab ohvreid, siis praegu me ei hakka täpsustama, kes on ohvrid või mitte. Ma ei hakka praegu ohvrite teemasse süvenema, ma arvan, et selle kohta tuleb veel infot, mis aitab selgust tuua, kuid selles uurimise etapis ei ole mul lubatud seda avaldada. Jah, selle salvestuse tegemise ajal ei ole võimud veel ametlikult kinnitanud, et see väidetavalt juhtus Gucci Mane'iga. Igas osariigis ja igas kohtuasjas on ohvrite kaitseks omad meetmed, nii et seda tuleb alati meeles pidada. Aga sa tead, kuidas ma mainisin neid tõendeid, eks? See on USA prokurör, kes räägib neist tõenditest ja karistusest. See oli üks põhjusi, miks ma tahtsin loetleda osa tõenditest, mis siiani on avastatud. Palju sellest hõlmas kohtukutsetega seotud tööd, läbiotsimismäärustega seotud tööd ja muud sellist, et uurimist edasi viia. Nii et siin minuga olevatel agentidel ja välitööl olevatel agentidel kulub natuke aega, et tuvastada, kes selle kuriteo toime pani ja koguda tõendeid, et me tunneksime end süüdistuste esitamisel kindlalt. Tegelikult on see sellise tõsiduse ja iseloomuga föderaalse juhtumi kohta üsna kiire ja ma olen uurimistöö üle väga uhke. Ja see jätkub nii sellest büroost kui ka FBI ja kohaliku politseiosakonna poolt. Kui nad neis süüdistustes süüdi mõistetakse, kui tõsise karistusega nad silmitsi seisavad, mida saate selle kohta öelda? Nad seisavad silmitsi erinevate karistusvõimalustega. Selles juhtumis ei ole kohustuslikku miinimumkaristust. Karistuse määr on vahemikus ja selle otsustab kohtunik, kellele juhtum määratakse. Aga see võib olla 0 kuni eluaegse vangistuseni. Ja nagu te teate, suuresti määravad karistuse määramise juhised konkreetse isiku omadused. Varasem kriminaalne taust, asjaolu, et üks neist isikutest pani kuriteo toime koduarestis olles, seega tegelikult föderaalset karistust kandes, kui eeldada, et isik mõistetakse süüdi, siis see on kindlasti raskendav asjaolu. Suur juhtum, suured arengud, suured tõendid. Jälgime edasi, mis edasi saab.
aga see on kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcaste kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord, kõigile head!